Täna ma jutustan teile ühe vahva jõululoo. Kaugel Põhjamaal, jõuluvana kodus, olid jõuluaskeldused juba lõppenud. Päkapikud olid terve õhtu laste kirjade järgi kingitusi pakkinud. Nüüd olid nad nii väsinud, et ei jõudnud enam voodissegi ronida, vaid jäid kuuse alla magama. Jõuluvana oli heidnud magama juba varakult enne päkapikke ja magas õiglase und oma suures ja pehmes voodis. Varavalges, kui taevaveerele tõusid esimesed punased kiired, sai jõuluvana uni otsa. Ta avas silmad ja kuulatas. Majas oli väga vaikne. Kas tõesti said päkapikud kõik laste kingid pakitud? Jõulutaat ajas endale jalad alla ja tatsas tasakesi kingituste tuppa. Jõuluvanal tuleb täna väga kiire ja tööd täis päev. Ta peab jõudma kooli, sest on viimane koolipäev enne jõuluvaheaega ja kindlasti peab ta jõudma kõikidele jõulupidudele, et lastele kingitused ära viia. Tööst väsinud päkapikud magasid veel ja nägid magusat jõuluund. Just täpselt sellest, millest päkapikud tavaliselt ikka und näevad. Lumest, kingitustest, kuusepuudest ja rõõmsatest lastest. Jõuluvana ei tahtnud päkapikke üles ajada ja hakkas ise vaikselt toimetama. Möödudes vanast käokellast tahtis ta ka käokella tema pikaajalise ja tubli töö eest tänada ja kinkis talle väikese kuusekese. Häid pühi sullegi, kellakägu, sinust on väga palju abi olnud. Kellakägu magas, kuid ärkas jõuluvana hea soovi peale ja kukkus kukutama. Kukku! 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 Kuule, kellakägu, võta vähe vaiksemalt. Või tead mis? Võta täna vaba päev. Päkapikud on väga väsinud siin kinkide pakkimisest ja muust tööst. Ja nemad tahavad pikalt magada. Las nad puhkavad. Kellakägu jäigi vait, sulges silmad ja jäi uuesti magama. Jõuluvana tõmbas mantli selga, pani mütsi pähe ja hakkas suuri kingikotte kelgule laduma. Kahjuks oli põhjapõder Rudolf haigeks jäänud ja seekord pidi jõuluvana lastele kingitused ise kelguga kohale toimetama. Taat aga ei märganud, et ühe kingikoti sisse oli põõnama jäänud ka üks päkapikk. Jõuluvana ladus kotid kelgu peale, ka selle koti, kus magas väike päkapikk ning reis võiski alata. Ühes kurvis aga vajus just see kingikott, kus päkapikk magas saanist välja ja pudenes laiali. Jõuluvana ei märganud midagi ja tormas edasi. Korraga kostus lähedalt kellegi peenike hääl. Appi! Appi! Aidake mind! Appi! Aidake keegi mind siit välja! Appi! Appi! Päkapikk! Päkapikk! Mis sina siin teed? Aita mind siit välja! Siis ma räägin, mis...
ta jäi kinni siia oksa vahele. Aitäh sulle, Päkapikk. Tahan ma räägin, mis sinuga juhtus. Ma nägin sealt kõikepealt. Jõulumees läks saaniga, kukkus kott maha ja sina tiiresid sealt kotist välja. Näita, tead, nüüd on jama lugu. Me peame otsima jõulumehe üles ja talle kotti viima. Lähme. Jänes läks kalpsate sees ja pisike Päkapikk tema kannul. Nii läksid nad kelgu jälgi mööda edasi. Olles mõnda aega vantsinud, silmasid nad lagendikul lumemeest. Selle olid teinud tublid lapsed, kes käisid metsas loomadele süüa viimas. Oi, tere lumemees. No tere. No, kus teie nüüd siia saite? Pikk jutt. Väga õige. Mul on ju aega küll. Kevad alles kaugel. Tule istu ja räägi, no. Mis sinuga siis juhtus? Tahad limpsida ka? Vot, mis juhtus. Eile pakkisime jõuluvanaga koos kingitusi. Näe. No ja aga siis ma jäin ju, väsisin ära ja ma jäin magama. Pugesin kingikotti ja jäin magama, siis padin. Eks ta siis tõstis mind kelgu peale ja kukkusin maha. Ära nutta. Leidsin Jänesega ja siis me tulime, et me peame jõuluvana üles otsima, muidu lapsed ei saa kommi ega midagi. No aga võta mind kaasa. Ma aitan tassida sul neid pakke. Tead, mul kasvab sammal selga, kui ma pean siin koha peal kogu aeg passima. Oi, mis porgand! Mul on kõht nii tühi. Tahaks porgandit süüa. Ei saa, mis lumememma ilma porgandita olen. Mine ära. Nii ilus suur porgand on Jänesel on kõht nii. Kuule, ma annan sulle siis parem kapsast, mis lapsed on siia metsa toonud. Söö seda. On hea? Küll sina oled üks hea memm. Suur aitäh sulle, lumememmekene, aitäh nendele lastele, kes selle tõi. Söö terviseks, Jänes. Ja nüüd on kõhu täis kohe. Aga lähme otsime koos jõuluvana üles. Juhtus, et sa enam lennata ei saa. Üks peremeheta koss ajas mind taga ja ma olin nii väsinud, et langesin lihtsalt pikali maha. Ta vaesed, Ärge seda kossi minu lähedale on jätke. Ei, me otsime koos. Linnukesest on nii kahju, aga kossist on ka kahju. Teisel pole kodu. Ei tea, kus ta nüüd siin on, ta peab siin kuskil olema. Kiisu. Hüüame koos. Kiisu. Linn, liha, andke mulle süüa, mul on kõht. Võta, kapsast. Oota, mina tean, minul on liha. Liha,
linnukesele ma toon teki, linnukesele teki. Istun maha selle, vaatan seda. Läheks teeks neile siis ka ühe sooja kalli. Lähme teeme suure kalli. Lähme. Aga meie oskame teid lohutada. Teeme ühe suure kalli teile. Ma lähen nüüd natuke puhkan veel jalga. Kuule, lumememm, kas ma võin sulle selle pugeda nurr? Meil on vaja jõuluvana üles otsida. Ei ole aega. Lähme, ootama, see on koti kinni. Sõbrad, nüüd mul on nii hea soe, et ma võin isegi teile lauldada. Aga mina annan teile sõna, et mina enam ükski kord linnukest ei söö. Nii said kass ja linnuke oma kõhud täis. Sõbrad jätkasid teekonda ja lumises metsas hakkas kajama selline linnulaul, mida seal varem vaid kevadel kuulda võis. Varsti jõudiski seltskond metsast välja ja kaugusest hakkas paistma koolimaja, mille trepi ees seisis tuttav kelk. Koolimaja! Olemegi kohal. Näe, seal on tuttav kelk. Jõuluvana! Yes! Aga mina Jõuluvana! Jõuluvana nii. Oota, lumemees ikka! Lumemees hakkas jooksma, kuid oh häda! Suure kiiruga ta libastus ja kukkus pikali. Oi, see on küll segane lugu. Mis juhtus? Ta on kadunud. Porgand! Siin on porgand! Porgand! oi, tere! Rõõm teid näha siin. Mitte kedagi majas ei ole, käin ümber maja ja oi, päkapikk rõõm sind ka näha. Ja uksepäidest tantsjuppe ja no mitte kedagi ei ole. Seda oligi arvata. Tead, üks päev, kui ma seal majade vahel mööda ringi hiilisin, siis ma nägin poissi ja tüdrukut, kes rääkisid, et koolimaja pannakse kinni. Ja jõulupidusid ei toimu. Aga mis nüüd saab siis? Mingi viirus pidi ringi liikuma, mingi koletis selline. Aga mis me teeme siis? Ei teagi. Vaadake! Vaadake! Koolimaja on nii ilusti ära kaunistatud. Ei tea, kes selle kõik tegi. Lähme õige sisse piiluma. Mul on kuri tunne, et lapsed selle kõik ilu on teinud. Lähme õige sisse. Kuidas me küll sisse saame? Mul on siin kaamera kaasas, et teeme siin sellest video ja siis saame saata lastele, lastevanematele. Toome neile natukenegi jõulurõõmu ja pärast seda viime kingid laiali ja sellele kassikesele leiame ka ühe kodu ja vaatame, kus ta saab head vorsti süüa ja kõike tore, vot.
vaadake, üks päkapikk piilub seal. Häid jõule sullegi. häid jõule teile, kallid sõbrad. aga kahjuks on koolimaja suletud ja kõik lapsed on kodus. nüüd te peate küll kõik kingikotid ja kommikotid koju viima neile kuuse alla. aga üksteist hoides ja teineteisest hoolides saame jagu me igast raskusest ja ka sellest viirusest. ilusaid jõule teile, kallis koolipere, head lapsevanemad ja armsad koostööpartnerid ja sponsorid. häid jõule! ja saigi meie tänane jõulujutt otsa. olge siis terved ja rõõmsad. häid jõule!